tere hommikust. Kell on 11.16, on laupäev ja mina ja Hugo just lõpetasime. No siis sul vedas ja sa võid selle ära süüa. Mina ja Hugo tegelikult tõusime just hommikusöögilauast. Sõime pannkooke. Ja nüüd me võtsime suuna realiseerimiskeskusesse. Sellepärast, et Hugo läheb täna oma isi ja sõpradega väljasõidule. Ja nagu ma õigesti aru saan, nad lähevad lausa Setumaale. Ja nad jäävad sinna ööseks. Ja mõtlesime, et oleks tore võtta sinna mingid asju kaasa. Näiteks neid helendavaid mingid pulki ja ühesõnaga, mis lastele rõõmu tekitab. Nii et selle seikluse tarbeks siis me lähme praegu realiseerimiskeskusesse ja lähme vaatame, mis me sealt kaasa saaksime osta. Vahepeal on päris palju asju juhtunud ja päris mitu tundi aega on ka edasi läinud, aga ma olen saanud ennast peaaegu et valmis. Mul on selline glitterkleit seljas ja ma hakkan kohe enda juukseid tegema. Kell hakkab saama 20 pärast 3 ja minu teada meil on kell 3 väljasõit. Nii et vaatame, kuidas ma siis ennast valmis jõuan. Mul on plaan teha siia väiksed minimalistlikud lokikesed alla, lihtsalt alla, natukene midagigi. Mulle tundub, et on vaja. Okei, aeg jookseb lihtsalt halastamatult käest ära. Juuksed on lappes, aga nad natukene jahtuvad ja siis ma kammin nad täiesti lahti ja selle tõmban ka siit maha, nii et ta jääb nagu normaalsem. Aga ma ei olegi vist öelnud, kuhu ma lähen üldse täna. Täna kell 3 siis me võtame tüdrukutega suuna Pärnusse, minu lemmik Eesti linna, ma võiks öelda. Ja me lähme veedame seal mõnusa päeva ja õhtu ja võib-olla ka natuke ööd. Ma väga palju ei tea. Ma tean seda, et kell 3 võetakse mind peale. Ma arvan, et me lähme Pärnusse. Ja ma arvan, et õhtul on seal üks festival, kuhu me vist lähme tuugeks starti kuulama. Aga mis siin vahepeal toimub, seda ma ei tea. Ja ma loodan, et nad mulle mingi käru ei keera, sellepärast, et ma nüüd hakkasin mõtlema ja veits ka kahtlema, et kas me ikka läheme Pärnusse? Või nagu äkki nad lihtsalt ütlesid mulle ja siis autos teevad täiesti nagu plaanide nii-öelda ümberplaani minu jaoks siis. Aga no vaatame. Igastahes selga pidi panema kleidi. Ma ei tea, teie muidugi ei tea, mis ilm praegu on, aga täna on 10. august ja täna sajab räigelt vihma. Vihmad käivad kogu aeg üle. Nüüd paistab päike, sajab üle vihma. Ühesõnaga, ma ei tea, mida selga panna. Okei, praegu mul on kleit, aga ma pean õhtuks võtma veel endal mingid soojad riided kaasa. Ja mul on aega kuskil 10 minutit, et seda kõike teha. Plus, ma ei tea, mida jalga panna. Ma ei tea, mida praegu jalga panna ja ma ei tea, mida õhtul sinna õue panna, siis selga mul on vihmakeep ostetud. Seejuures ilm on nii lappes, ma täna käisin ostmas, aga ma ei tea, mis jalanõusi ma ära tahan rikkudes. No ma ei tea. Ühesõnaga, praegu on mul plaanis siis panna see kleit, aga ma ei tea, kas need saab nagu on väga hullud siin all või? Mis te arvate? Sest mulle nagu tundub, et äkki see on hea valik, vaadata seda ilme ja kõik seda. Siis siia peale ma viskan, et mitte nii glitter alles kell on 3 päeval. Aga ikkagi, me lähme mu sünnipäeva tähistama. Ma panen siia peale sellise kampsuni. Ma panen selle kohe selga, siis te näete. Ja siis tuleb jalanõude asi ära otsustada ja panna õhtused pikad soojad riided veel kotti. Ja siis veel juuksed teha. Nii et ma kiirustan edasi. No nii, kuidas tundub? Kas on tunne, et ma lähen kuskile festivalile või? Ma ei tea, mida teha. Muidu ma paneks jälle vist tavalised tennised. Ja, ma ei tea mitte midagi. Ma olen väga põnevil. Ja nad on siin. Normaalne pidu. Meil ei ole vaja kuskile minna. Ma arvan, et kõik naabrid ootavad üks pidi. Minu jah! Ja. Vaadake, mis siin ootab meid. Nautlejad istuvad taga, Ismail ja proua kihutab. Ismail!
villa ja ma arvan, et me lähme mummi. Ma ei ole kindel, aga mulle tundub, et äkki me lähme. Ma ei ole kindel, sest nad kõik naeravad välja kõik mu variandid, mis ma siin olen pakkunud, nii et... Me ei tea ise ka, kuhu see reis meil viib, kus viib? Aleksandrisse vist ei lähe, sest et mulle tundub, et siit me sõidame kohe mööda. Aga võib-olla pärast. Ühesõnaga, nii et me oleme kohe kohal ja vaatame, mis see taas hakkab sama. Oh my god! Käsi on ees, enam ei näe mitte midagi. Ei, ma ei vaata enam, ma luban. Ma vaatan nüüd aknast, on ju. Ega tagurda siia otsa. Me oleme Kurgo villa juures, siin on vist Kurgo restoran ka. Ma ei ole siin kunagi käinud ja ma ei ole siin kunagi ööbinud. Aga me vaatame. Tere. No nii, siseneme kuskile. Jälle aasta varem! Kuidas ma seda saan? Oleme Kurgo villas ja meile toodi just eelkraas. Ma räägin hiljem. On väga õnnelik. Tegime siin mingid pilte, tegime TikTok'e, võib-olla tuli midagi välja, võib-olla ei tulnud, ma ei tea, ma ei ole väga niimoodi mingid trendivideoid ja muusikaid kasutanud, aga vaatame, kas siis saime midagi tehtud või ei saanud, me oleme ikkagi siin vanakooli prouad ja proovime noorte asjadega kaasas käia. Aga siin on mingi pargikene, kus me just proovisime seda teha ja siinsamas ongi Valli Kääru parka, kuhu me kohe siis suundumegi kuulama kontserdit ja nüüd vist prouad panevad ennast soojamalt riidesse, aga kuna mul on juba saapad jalas, siis mina vist jään nii nagu ma olen, võib-olla jope viskan peale, aga ma isegi kahtlen selles. Ma tahtsin sellest Kurgo villast ka rääkida, ma alguses oli niisugune väga huvitav valik, et me Kurgosse tulime, see on väga suur müraga, aga seal Kurgos oli see Masterchefist Jarno, kes oli seal vist sai teise koha, kui ma ei eksi. Ja tõesti toidud olid kui head, tõeliselt head, suurepärased. Nii et kes tahab Pärnus saada väga head toiduelamust, siis Kurgo villa on tõesti koht, kuhu minna. Valli Käärus ja ma ei tea, kuhu ma rääkima pean, aga siin ei ole mitte kedagi. Kell on 11:30 ja me just liigume sealt alalt ära ja hakkame kohe koju sättima.